Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Eile üritas Ukraina palavikuliselt taastada energia- ja küttevarustust, sest tänu venelaste viimastele rünnakutele oli elektritootmine jõudnud praktiliselt nulli. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No eile hommikul anti ukrainlastele teada, et elektrikatkestused võivad olla kusagil kuni 16 tundi selleks, et siis remontida ja energiavarustus ümber suunata. Ja põhjuseks asjaolu, et venelaste viimased rünnakud energiataristu pihta läksid ikkagi väga täpselt ja läksid väga ukrainlaste kahjuks väga olulistesse kohtadesse. Et on see 4. sõjatalv nüüd oluliselt kehvem selle varustusega kui eelnevad? Tegelikult ikkagi ei ole, et need esimese talve rünnakud ja siis nüüd on järjest rünnatud, eks ju, 3 talve Ukraina seda energiataristut ja loomulikult, eks ta ei ole nagu võib-olla nii tugevas seisus, kui ta oli enne sõja algust, sest mingisuguseid kahjustusi ei saa lõpuni taastada ja küsimus ei ole niivõrd elektriliinides, kuivõrd elektritootmise võimekuses. Ja siin nüüd nagu eile küll mitte Ukraina elektritootmine ei lähe kindlasti nulli, sellepärast, et see oli nüüd ühes ettevõttes, kelle 3 tehast said pihta. Aga Ukrainas on 2 tuumaelektrijaama, mis suudavad toota siiski arvestatava osa vajaminevast energiat hulgast ja on võimalus ka energiat importida, mida Ukraina nüüd hakkas jälle tegema. Et on ka siin sõja ajal on olnud mingid perioodi, kus Ukraina on suutnud energiat eksportida, elektrienergiat, mis on läinud siis valdavad sinna Slovakkia ja Ungari suunas. Aga praegu jah, ega Ukraina muidugi on oma elektritootmisega nüüd natukene hädas. Niisugust pidevat blackouti ei tule ja sellest saadakse üle, aga suuremad on nüüd probleemid osas, Ukraina idaosas, kus on jäänud veel ukrainlaste kätte ikkagi väga suured territooriumid ja Donbassis on küll niisugune lahingute ala, kus on nagu ütleme elanikke võrdlemisi vähe jäänud, aga on siiski seal veel suured linnad nagu Poltava ja Pavlograd ja mitmed teised, Sume, need on küll Põhja-Ukrainaga, nad siiski Ukraina ida poole peal. Nii et selles mõttes Venemaa nüüd ründab seda Ukraina idaosa just sellepärast eelistatult, et seal on vähem õhutõrjet paigutatud. Kuna õhutõrjet on seal lihtsam tabada, Venemaa rünnakud eelohutus on väiksem ja see nüüd on andnud nagu ka tulemusi, et varasematel aastatel Venemaa üritas saavutada siis nagu oma jõudu ilmselgelt üle hinnates siis niisugust täielikku blackouti Ukrainas ründas Ukrainat üle kogu territooriumi. Nüüd on need rünnakud rohkem kontsentreeritud, kusjuures ei vasta tõele need uudised, et rakette kasutatakse rohkem kui varem, ei kasutada, rakette on vähem, droone on rohkem. Aga nende rakettide hulgas on nüüd suurenenud ballistiliste rakettide osakaal, mis enne oli väiksem. Ja nende ballistiliste rakettide puhul on nüüd see halb lugu, et neid suudavad tabada ainult patrioodid, teised õhutõrjesüsteemid nagu teadaolevalt suudavad väga harva neid ballistilisi rakette tabada, nii et selles plaanis jah, ukrainlastel on nagu natukene raskusi olnud viimase 3 kuu jooksul. Välja on toodud ka see, et on ikkagi rünnatud ka päris palju Lääne-Ukrainas olevaid energiatootjaid. Et missuguste tulemustega? Lääne-Ukrainas on ka tabatud seal mõningaid ettevõtteid, aga ikkagi vähem, sellepärast, et Lääne-Ukrainas on rakettide lennul on eelhoiatus on pikem ja seal on nagu see õhutõrjel on nagu rohkem võimalusi neid tabada. Aga ma vaatan ikkagi nüüd nagu viimase aasta jooksul jah, on Lääne-Ukrainasse ka tehtud seal 3-4 nagu niisugust rünnakut suuremat, aga ikkagi põhiosa rünnakutest on Ukraina kesk- ja idaosas. Et kus nagu tahetakse see ka rinde tagala siis eelkõige muuta niimoodi halvasti funktsioneerivaks, et see on ikka Vene rünnakut üks eesmärk. Ukraina president on tegelikult ka küsinud korduvalt ja nüüd ka veel, et abi just energiataristu taastamiseks. Et kui palju ta seda abi praegu saab või kuidas seda hinnata? Selle kohta on vähem infot kui siin varasematel aastatel, kus riigid ruttasid nagu teatama, kui palju keegi seda abi konkreetselt annab. Et nüüd on paljud protsessid nagu kokku lepitud nagu pidevalt toimivatena ja teine asi ka see, et Ukraina saab rohkem nagu rahalisi annetusi, mille alusel saab ise osta asju ja nüüd on üks abivoog, mis on küll nüüd nagu
Ukraina jaoks oluline on see, et saadetakse neid generaatoreid, et kui on need suured elektrikatkestused, siis mingisugused kriitilised, olulised ma ei tea, asutused, ettevõtted saaksid edasi funktsioneerida, tööstusettevõtted ka vist kohati, ma olen aru saanud, et siin on nagu vist mingisugune väga põhjalik koostöö olnud Saksamaaga ja veel mõne teise riigiga, aga ma selle kohta ei ole nagu suutnud niisugust detailset infot või ma ei ole märganud vähemalt, et oleks kuskil avaldatud. No minnes nüüd rindele, siis meie oma Eesti pressikonverentsil eelmise nädala lõpul öeldi, et tõenäoliselt Pokrovsk, mis on nüüd nagu väga palju räägitud koht ja praegu ka üsna tugeva löögi all, et Pokrovsk peab vastu aasta lõpuni. Võiks see nii olla? Raske hinnata. et see pilt näeb välja küll selline jah, et Venemaa nagu on ikkagi just nüüd viimase 3-4 nädala jooksul seda oma survet sa suutnud tugevdada ja linna imbuda oma võitlejatega, aga see nüüd erineb niisugustest varasematest rünnakutest, kus siis nagu tuldi peale nagu seal Bahmutis ja Avdiivkas, ütleme ka veel Severodonetskis 22. aasta suvel, kus ikkagi rünnati linna siis nagu niisuguste suurte soomuskolonnide ja maavägede üksustega, mida siis toetas väga aktiivselt õhuvägi ja suurtükivägi. Et nüüd on niisugused väiksed grupid linna imbunud, palju neid seal on. President siin ütleb, et 300, mõned ütlevad rohkem, mõned arvavad, et vähem, aga nad enamasti hetkel nagu varjavad ennast ja niisugused liikumised on siis nagu pigem nagu niisugused varitsuselaadsed, et kus siis üritatakse linnas liikuvaid Ukraina üksusi nagu varitsusest rünnata või siis on täielikult peita. Nii et see on niisugune väga teistmoodi olukord, et ei saa väita, et venelased seal Pokrovskis nüüd mingit suurt ala kontrollivad, aga nad kuskil mingites punktides seal viibivad. Ja nüüd Ukraina ei ole suutnud end sellele taktikale vastavaks kohandada, miks nad nii palju neid eriüksused sinna linna tõid, oligi just sellepärast, et siis seda ütleme puhastuse ja muid operatsioone nagu läbi viia, mida kahtlemata nagu need eriüksused suudavad teha efektiivsemalt. Nii et ma nagu ei oska hinnata seda, kui kaua selline taktika võib nagu edu tuua ja kas ta lõpuni üldse edu tuub, et siin mõnes asulas on selline sisseimmumise taktika läbi kukkunud, sellega on kaasanud päris suured kaotused lõpuks, aga teistpidi see on Ukrainale olnud ka niisuguseid vägede hulkasid siduv, sest see on küll tõsi, et Ukrainal nüüd nagu neid võitlusvõimelisi üksuseid kindlasti on vähem kui Vene poolel võib-olla see võitlusvõime ei ole isegi õige määratlus, et Vene poolisel on kasutada neid üksuseid, keda saadetakse lihtsalt lahingusse. Aga see Pokrovsk on praegu nagu pigem nagu selline poliitiline teema, et kui Venemaa presidendiks öelda, et me võtsime see linna ära, siis ta nagu üritab sellega jätta siis muljet, et nüüd on mingi sõjas mingi edu, kuigi seda linna on ka nüüd juba peaaegu 1,5 aastat üritatud nagu vallutada ei ole siiamaale õnnestunud, nii et aasta lõpuni võib olla, vaatame. Kuidas mujal rindel on? Enam-vähem sarnane olukord, et enamus rünnakuid viiakse läbi väga väikeste jalaväeüksuste poolt, et mis on nagu huvitav on see, et tegelikult siin põhjas, eriti just siin Suumi juures, kus oodati nagu suuremat pealetungi, Vene üksuste pealetungi, et seda ei ole toimunud ja teine koht, kui siis oodati niisugust väga suurt Vene üksuste pealetungi oli siin lõunas, ka siin ei ole seda nagu siiamaale toimunud ja on info, et need üksuseid on siit mõlemalt suunalt viidud siis siia Donbassi ja ka siin Donbassis on niisugused piirkonnad, kus ikkagi rünnakuid on nagu võrdlemisi hõredalt ja siis on mingisugused sellised kitsamad lõigud, kus on nagu rünnakuid väga tihedalt ja siin üks nagu selline see Pokrovske ja siin kõrval olev Konstantinovka, et nende vaheline ala on siis see, kus Vene armee üritab nagu pressida, siis me näeme siit Novopavlivka suunaks nimetatakse, on siis Donetski linnast otse siin läände või edelasse, et sellel suunal on siis nagu kange soov jõuda Vene üksustel siis ka siin Dneprini lõpuks välja, et see oleks nagu siis võimalus, et Zaporižja linnale, mis on siin niisugune suur peaaegu miljoni elanikuga linn, et nagu seda ahistada, see Venemaale annaks visuaalselt palju, selle kaardi mõõtkava on päris suur, need distantsid on siin päris ulatuslikud, et need ei ole nagu kiiresti läbitavad. Ja siis on siin põhja pool on siis Lõmani linna juures ja siis siin Kupjanski juures on ka, need nooled võib-olla siin isegi natukene desorienteerivad siin nagu väga niisugust aktiivset lahingutegevust ei ole olnud.
ja natukene on ka siis siin Võsitšanski linna juures Harkivi oblasti põhjaosas, aga ütleme niimoodi, et selles kahes piirkonnas on niisugune püsiv väga aktiivne surve ja siis nagu ka siin Lõõmani Siverski linnade suunal ja Kupjanski juures ka on olnud ka niisugune aktiivsem surve. Mujal on ta väga kõikuv ja ei ole võrreldav nagu minu arust see olukord näiteks siin veel ka 2023. aasta lõppu ja 2024. aastaga, kus see aktiivse rünnakuala oli palju ulatuslikum. No arvestades seda, et see rinne on nüüd nii kaua sisuliselt paigal seisnud, et juhul, kui kellelgi õnnestubki mingi läbimurre saavutada, siis tõenäoliselt on kõigil olnud aega neid nii-öelda järgmisi kaitseliine sisse seada, et kui palju on reaalselt üldse võimalik, kui sa kusagilt läbi murrad veel edasi liikuda? Siin ei ole isegi praegu nagu küsimus üldse selles, et keegi eeldaks, et läbimurre oleks võimalik saavutada niimoodi, et saab nagu väga pikalt edasi liikuda, sest põhjus on selles, et enamus rünnakuid viiakse läbi väikeste jalaväerühmade poolt. Ja jalamees läbimurret ei saavuta ja jalamees ei liigu pikalt edasi, eriti siis täis lahinguvarustuse kõiges, et siin on ka lood sellest, kuidas jalameestel läheb üldse siin vaja minna 10 kilomeetrit üldse positsioonidele jõulda jalgsi. See on selge, et need on hästi logistiliselt kohmakad ja keerulised operatsioonid ja mitte ühelgi juhul normaalselt planeeriv armee sellises olukorras ei üritaks igapäevaselt niisuguste jalaväerünnakutega nagu edu saavutada, et see on ikkagi puhtalt ainult sellel pärast, et Vene armeel on poliitiliselt selline käsk ja poliitilisi eesmärke saavutada ja eks nad niimoodi siis kurnavad ennast. Rahuvahendusega tundub, et on nüüd jälle jõutud nulli, aga sa oma tänases ülevaates juhid tähelepanu sellele, et meil siin äkki planeeritakse hoopis uut rahuvahendajat, kelleks võib saada Valgevene. Et mis märk on see USA uus erisaadik Valgevenes? No USA on teinud niisuguse otsus, et ta normaliseerib nii-öelda suhted Valgevenega ja eelkõige tähendab see seda, et praegu ju Valgevene presidenti ei tunnustata, ütleme niimoodi, et valimistulemusi ei tunnustata nagu vabadel valimistel või vabadest valimistel üldse mõtet rääkida, aga need valimistulemusi peetakse nii võltsituks, et ta tegelikult usurpeeris nagu võimu siis juba aastal 2020, mitte nendest viimastest valimistest ei ole juttu. Ja sellises olukorras nüüd ütleme peaaegu 6 aastat hiljem on siis USA leidnud praegune president, et tal ei ole mõtet nagu sellise poliitikaga jätkata, kus siis nagu Valgevene presidendiga niisuguse poliitilise taseme suhteid ei ole. Ja lisaks sellele muidugi Valgevene suhtes kehtib ka väga palju erinevaid sanktsioone, juba väga pika aja vältel on neid kehtestatud. Ja nüüd me näeme siis, kuidas USA on tegemas siis nagu sellist poliitika muutust, et ta siis suhete loomisest Valgevene presidendiga, ütleme siis nii, on nõudnud siis poliitvangide vabastamist ja nüüd nagu väidetavalt siis iga samm, mis vastastikku astutakse, toob kaasa siis mingi hulga poliitvangide vabastamise. Ma ei tea, kuidas USA neid poliitvange Valgevenes kvalifitseerib, palju neid on, aga neid siin erinevatel andmetel on mõnest tuhandest kuni 10 000-ni, kindlasti tuhandetes, et siis on veel ikka väga pikk maa minna, et saavutada nende vabastamine. No selline USA suhtumine Valgevenesse tõenäoliselt ei peaks Putinit väga rõõmustama ju. Raske öelda, ma arvan, et see on niisugune kahe otsaga asi, et ühtepidi tõesti Venemaale sobib, kui Valgevene praegune juht on isolatsioonis, sellepärast, et see annaks nagu paremad võimalused Valgevene presidenti kontrollida. Aga teistpidi sellega kaasneb ka teatavaid komplikatsioone ja eriti olukorras, kus Venemaa on ise väga terava sanktsioonide surve all, siis nagu selline tagaukse loomine võib olla taktikaliselt kasulik ja teistpidi me näeme ka seda, et niisugune USA presidendi üsna omapäi tegutsemine olukorras, kus Euroopas nagu selle poliitikaga kaasa ei tulda, annab veel täiendavaid taktikalisi võimalusi, nii et nagu taktikalises plaanis ma arvan, Venemaale see nagu mingiks väga suureks probleemiks ei ole, aga see võib kujuneda pikas perspektiivis ja Venemaa jaoks mitte häirivaks, et kui USA ja Euroopas on ju siin ka mingid riigid, kes tahavad Valgevenega kõvasti äri ajada, eelkõige Austria on nagu selline riik, kes on tegelikult, nad on väga palju investeerinud
sinna Valgevenes oma tööstusettevõtete läbi, et ka meie need mitte rohelised, vaid need oranžid rongid, mis siin ringi sõidavad, on toodetud ju Valgevenes, sest Adleri rongid. Nii et selles võtmes kindlasti Venemaa on nagu huvitatud, et ta ei peaks hakkama ka seda Valgevenet nagu rahalises plaanis üleval pidama selleks, et ta peaks ikkagi nagu on huvitatud, et see Valgevene majandus oleks ekspordivõimeline ja siin on nagu niisugused väga vastuolulised hetked. Aga praegu ma arvan, et see, mis toimub ikkagi, tähendab, et Lukašenko on ikkagi Venemaa kontrolli all, et ta siin küll nagu aeg-ajalt laseb oma iseloomul nagu särada ja võib-olla seal nagu meenutab nagu üks nõukogudeaegset NSV juhti, kes mõni teinekord see natukene mängis kõvemat meelt Moskvas ja üritas oma huve nii-öelda kaitsta, aga sisuliselt ta ikkagi on kogu riik praegu Venemaa väga tugeva mõju ja kontrolli all. No Ukrainas oli mõnda aega tagasi taas üks kahetsusväärne juhtum, kus oli kavandatud autasustada sõdureid ja see koht sattus venelaste rünnaku alla, nii et mitmed inimesed said surma ja siin on nüüd ka tulnud takkajärgi välja, et kõigepealt Ukrainas tegelikult ei peaks üldse selliseid kogunemisi korraldama ja teine asi veel, et sellest räägiti sotsiaalmeedia, tõsi küll kinnises grupis, aga siiski. Jah, ütleme niimoodi, et neid juhtumeid siin sõja ajal on olnud päris mitmeid. Ja siin sõja alguses olid mõned väga ebameeldivad juhtumid, kus Ukraina sõdurid tabati rakettidega kasarmutes. Siin üks väga ebameeldiv juhtum tuleb meelde, oli Nikolajevis siin sõja esimestel kuudel. See on väga rinde lähedal tegelikult ja need hetked olid, need on kõige suuremad moraalsed tagasilöögid tegelikult eelkõige kogu armee jaoks. Aga nüüd nagu siin viimasest ajast, ütleme, kui on nagu Venemaa uuesti saanud hakata rohkem kasutama neid ballistilisi rakette, ütleme viimane 4 kuud, et sealt tuleb ka meelde päris mitu juhtumit, kus siis nagu polügooni lõpustel viibivaid vägesid on siis need rünnakud tabama ja anti tõepoolest käsk välja, et on keelatud nagu vägede kogunemised rinde lähedases piirkonnas niimoodi ühte kohta kompaktselt. Nii et see oli praegu tõepoolest nagu selline väga, väga selge keelu rikkumine, siis on ka üks põhjus, miks selle väeüksuse juht nagu vahistati. Ta on nagu praegu antud siis nagu ametlikult uurimise alla, on mingi kohtuprotsess on alanud. Aga teine moment oli siis sotsiaalmeedia kasutamine, kus nagu tõenäoliselt siis vähemalt Ukraina kaitseväe juhataja väidab, et see oli just see koht, kust see info siis jõudis Venemaal nendeni, kes siis said sellise otsuse langetada. No ma ei tea, mismoodi see suhtluskaubuse kestis, aga on näha nüüd viimasel ajal, et Venemaal ikkagi see luureinfo kasutamise efektiivsus on paranenud, et kui seda infot saadakse, suudetakse üsna kiiresti reageerida. Ja Iskanderi raketti lendab kaugele, aga ega teda ei ole niisama lihtne lasta, et nad ei ole ju kogu aeg laskevalmis kuskil mingil positsioonil. Sellisel juhul omakorda ukrainlased hävitaks nad väga kiiresti, nii et selles mõttes see ikkagi näitab, et Venemaal see otsustusprotsess on muutunud palju tõhusamaks, kui siin veel ütleme 2022 oli või 2023. Kuidas hinnata, ukrainlastel tomahawke küll ei ole, aga kõigele vaatamata suudavad nad rünnata Venemaa territooriumi, et kuidas neid rünnakuid praegu iseloomustada või hinnata, et siin küll vist see viimane rünnak tuab see sadama vastu mingeid väga suuri tagajärgi kaasa ei toonud või tõi? Kui tänasest siis ei tea, et seal nagu plahvatustest on nagu pildid olemas, aga mis on tegelikult see purustused või seda ei oska öelda, aga see puhul on tähtis see, et piisab sellest, kui Ukraina seda paari nädala tagant niimoodi külastab droonidega, siis see hoiab naftatankerid sealt eemal. Ja toob see sadam on üks selliseid, ta ei ole küll nagu väga suur sadam, aga ta on nagu selliste kaidega, mis suudab vastu võtta siis need maksimaalse pikkusega alused, mis Vahemerel ja Mustanmerel nagu sõidavad. Ja teised Mustamere naftasadamad vist ei suuda kõiki nii suuri laevu vastu võtta, nii et ta on nagu Venemaa jaoks niisugune oluline naftasadam. Nii, ma arvan, see on nüüd teine rünnak selle sadama vastu, et esimeses rünnakus said viga 3 tankerit, kes seal viibisid. Ja kuna need tankerid on ju kõik sisuliselt sanktsioneeritud laevade nimekirjas, siis nagu peamine probleem, mis neil tekib, on kindlustusega nagu sellisel juhul, et ega need nagu põhjalasta vaja ei ole tingimata.
Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.